Tere! Minu nimi on Marko Rillo ja ma olen EBS-is MBA programmi juht. Ja tere tulemast kõikidele siia webinari, kus me saame teada midagi tehnoloogia ja innovatsiooniga seotud MBA programmi kohta. Lisaks minule on siin vestlusringis täna 2 inimest. Et kõigepealt ma tutvustaksin palun Anna-Liisa Reinzoni, vabandust. Anna-Liisa on väga pikaajalise kogemusega tootejuht ja alates sellest, et sa millalgi vedasid seda teemat eest Telias, kui tegelikult tootejuhtimine ei olnudki veel päris asi. Ja nüüd sa siis tegelikult nõustad teisi tootejuhte ja oled neile mentoriks, oled valmis teinud tootejuhtide jaoks kompetentsimudeli, mille baasil on võimalik siis hinnata, et kui hea üleüldse keegi tootejuhina on ja mida ta võib enda arendamiseks teha. Nii et tere, Anna-Liisa! Tere! Ja teine vestluspartner on Urmo keskel. Urmot teame me seoses sellega, et Urmo on mobiil-ID ja smart-ID isa ja ristiisa niivõrd, et ta on tootejuhina töötanud ka samamoodi mitukümmend aastat ja on vaadanud, et mismoodi selliseid ärilisi tulemusi saavutada tõesti sellistes toodetes, et mida on võimalik siis laiemalt skaleerida. Ja lisaks siis selliste suurte toodete ehitamisele sa praegu oled alustanud ka enda startupi vedamisega, kus sa siis Fishbyte'is esitad väljakutseid tänapäeval äridele, et kuidas oleks võimalik siis sellises pettuste rikas maailmas hakkama saada ja kuidas enda inimesi koolitada. Nii et tere, Urmo, aitäh, et sa siin oled. Tere kõikide kuulajatele ka. Väga tore. Nii ja me täna oleme siin kõigepealt online'is laivis olemas, mistõttu kõik, kes on siin meid vaatamas, teile tere tulemast ja te saate meile otse ka esitada küsimusi ja siis loodetavasti need küsimused tulevad mulle siia ka kenasti süsteemi kohale, nii et saame ka neile vastuseid leida. Aga seni, kuni siis te saate nendel teemadel kaasa mõelda, ma annan teile võib-olla põgus ülevaate, et mis üleüldse on see samane Timba õppekava, miks me selle EBS-is oleme otsustanud luua ja kuhu me sellega lõpuks tahaksime siis välja jõuda. Et taustast nii palju, et EBS on tänaseks juba väga pikki aastaid üles ehitanud erinevaid magistriõppeprogramme, mis on siis suunatud äriõppimisele. Ja see äriõppimine on toimunud selliselt, et seda saavad õppida nii alustajad kui ka edasi jõudnud. Ja vaadates turul ringi, jõudsime me ühel hetkel järeldusele, et Eestis on väga suur hulk tehnoloogilisi tooteid, nutikaid tooteid vedavatest inimestest, kelle puhul kui nende käest küsida, et kus kohast nad siis nende nutikate toodete juhtimist on õppinud, siis vastuseks oli umbes selline, et nad on õppinud neid läbi raudtorude, et nad on üritanud kuidagi toime tulla ja on üritanud siis teada saada, et mismoodi siis sellega siis hakkama saada. Ja umbes viimase 1,5 aasta jooksul oleme me siis hakanud nõu pidama, et kas on võimalik üleüldse üles ehitada selline õppekava, kus on võimalik siis tootejuhtimist tegelikult päris süsteemselt hakata õppima. Ja selle õppekava loomise juures on meil olnud siin väga hea seltskond erinevaid Eesti kogenud tootejuhte. Me oleme selleks kaasanud Kood Jõhvi, kellega me oleme siin ühise katuse all hakanud koostööd tegema ja me ühtlasi vaatame ka EBS-i teisi kogukonnaliikmeid, nagu näiteks Kiirendid, Startup Wiseguys ja Beamline, et mismoodi tänased käivitavad ettevõtjad võiksid samamoodi tootejuhtimise osas siis kaasa mõelda. Ja oleme siis välja töötanud õppekava, mis on teatud mõttes meie praeguse klassikalise MBA programmi üks spetsialiseerumine, kus õppekava esimesel aastal on võimalik saada endale korralik ärialane vundament. On võimalik õppida finantsi, turundust, on võimalik õppida strateegiaid, operatsioone, on võimalik endale põhi alla saada coachingus, mentorluses, lahendada erinevaid ärialaseid ülesandeid ja koostada erinevaid äriülesandeid ja osaleda siis õppimissimulatsioonis. Ja siis teisel õppeaastal on võimalik siis teha selline süvitsi minek digitaalsete toodete juhtimise teemal. Nii et see on siis see õppekava Timba, millega me siis täna siin tegeleme ja mille osas meil ongi siis kokku kutsutud webinar. Et alustame siis vestlusega ja siis paluksingi kõigepealt Anna-Liisal ja Urmol anda meile ülevaate, et kuidas üleüldse tootejuhtimisest see tänane tööturg välja näeb. Et võib-olla Anna-Liisa sa kirjeldaksid alustuseks seda, et kui tootejuhiks õppida tänasel päeval ja tootejuhi siis tööd teha, et mis see väljavaade nende jaoks siis tänasel hetkel on?
Urmo just enne mainis, et ta vaatas korra tööturul ka ringi, ja mina võin rääkida tunnetuslikult, et tegelikult tööpakkumisi on ja pigem rohkem, sellepärast, et need ametikohad, mis varem olid projektijuhtimine või midagi muud või tooteomaniku omad, et siis vaikselt muutuvad tootejuhtideks, sellepärast, et ettevõtted saavad rohkem ja rohkem aru, siis eelkõige tehnoloogiaettevõtted, et see selline ärirolli ja selle rolli, kes siis juhib arendust ja räägib arendustiimile sellest, et mis lõpuks valmis peab saama, et nende lahusus tekitab hästi suurt segadust või et lõpuks ei tule siis välja ikka see toode, mis pidi tulema või see, mida klientidele vaja on. Et siis nende kahe rolli kuidagi üheks loomine on rohkem ja rohkem nii-öelda ka vanemates ettevõtetes teemaks, et startupides tootejuhtimine ei ole uudis, et see on seal kogu aeg olnud, aga et just sellised ettevõtted, kes on juba pikalt turul olnud ja kes tahavad paremat teenust ja paremaid tooteid oma klientidele pakkuda, et nende majades on ka rohkem ja rohkem tootejuhte. Ja ma näen, et tegelikult ei ole vähemaks jäänud, kui arendajatel on oluliselt vähem täna tööpakkumisi, et siin koondamiste lained ja räägitakse, et ikkagi kandideerimine on keeruline, et siis ma ütleks, et tootejuhte pigem on sama palju või isegi natukene rohkem tunnetuslikult. Ma tean, et mina olen aidanud värvata hiljuti just mitmel rindel, et ma arvan, et see on nagu tõusuteel. Et kuigi arendajaid otsitakse, et sa pead olema väga kompetentne selleks, et sul oleks tööturul lihtne, et siis tootejuhte isegi nagu junior tasemel on või nende järgi on nõudlus. Aitäh, Annaliisa. Urmo, sa vaatasid ka just enne seda sama, et mis see pilt tegelikult tänasel hetkel siis on? Kui pikk see värbamine on ja keda otsitakse? Ja ma vaatasin LinkedInis ja siis kui vaadata nagu, kus on on-site töötamine või siis hübriidivormis, et see piirkond kuidagi nagu ära lokaliseerida, siis näiteks Tallinna või Eesti ettevõtted otsisid vist 27 avatud pakkumist oli. Et ja põhimõtteliselt võiks öelda, et kõik nagu scale-up'id või vähegi suuremad nagu startup'id nagu otsivad. Aga nagu Anna-Liisa ka ütles, et nende rollide puhul on see, et see värbamisprotsess on üsna pikk ja ta on pikk selle tõttu, et ettevõtted on valivad, et see roll tegelikult on hästi nõudlik. Me hiljem jõuame tõenäoliselt selleni ka, mis oskuseid ja mida kõik selles nagu vaja on, aga see roll on nõudlik ja tegelikult ettevõtted nagu pigem jätavad värbamata ja värbavad pikema aja jooksul, kui nagu valivad nendest, kes nagu saada on. Ja mis nagu puudutab tootejuhte üldse, et ma viisin ka eelmine aasta suvel läbi ühe uuringu, et kui palju Eestis tootejuhte on, siis ma ütleks, et see on suurusjärk 1000 inimest täna. Palju on räägitud sellest, et kuidas AI tulek mõjutab nagu tootejuhtimist. Ma arvan, et tootejuhtimise nagu positsioon või roll ära ei kao, et pigem on see, et need tootejuhid väiksema tiiviga saavad nagu rohkem korda saata, et mingid tööriistad aitavad neil nagu iseseisvalt rohkem asju nagu ära teha, mis ei tähenda seda, et arendajad kuskile kaoksid või disainerid kuskile kaoksid või kliendid ka, aga ma arvan, et pigem nagu tootejuhtide võimsus või suutlikkus asju ellu viia tegelikult nende vahendite kaudu nagu suureneb. Selge, nii et AI võimendab nende tegevust ja me saame sealt siis midagi võib-olla täiendavat väärtust sellele rollile lisada. Ja võib-olla üks asi veel, mida Anna-Liisa mainis, tooteomanik versus tootejuht, et kohati kasutatakse neid termini nagu samas tähenduses, aga selgitan korra lihtsalt nagu kuulajatele, mida see tegelikult tähendab, et tooteomaniku roll tuleneb klassikaliselt Scrumis, mis on siis selline agiilne projektijuhtimise või tarkvaranduse metoodika. Ja seal on rohkem keskendutud, ütleme, IT-le, arendustiimi juhtimisele, et see, et kuidas see tarkvara reaalselt nagu luua. Aga toote juhtimise vaates, kui me räägime tootejuhi rollist, siis eelkõige on küsimus selles, et kuidas luua kliendile väärtust, kuidas äriliselt teha selliseid asju, mis kokkuvõttes on klientidele, kasutajatele kasulikud ja ettevõttele äriliselt jätkusuutlik, et see on tegelikult selle tootejuhi nagu rolli olemus. Ja mina olen 20 aastat tootejuhtimisega seotud olnud, aga ma ütleks ka minu peas see, et mis asi tootejuhtimine on aja jooksul väga muutunud, ja ma arvan, et see ei ole ainult minus, vaid nagu laiemalt ka, et tegelikult varem nähti tootejuhi rolli nagu IT-rollina, siis tegelikult on see äriroll ja selle tõttu mul väga hea meel, et EBS äriülikoolina tegelikult on
tootejuhtimisele rohkem tähelepanu pannud, et see ei ole IT-roll, see on nagu äriroll, aga peab oskama hästi IT-ga koostööd teha. Arusaadav. Väga hea, et me saame seda rolli täpsustada, et nüüd teeksime asja natukene nagu maitsvamaks, et kui mõelda üleüldse, et et kui me vaatame praeguseid uuringuid, et mida siis me teame tootejuhtide palga kohta, analüüs, et mis need vahemikud praegusel hetkel on, kas tasub tootejuhina töötada? No pigem ma ütleks, et tasub, et ma vaatasin seda väikest uuringut, mida Tallinn Product Group tegi eelmise aasta lõpus just, et seal oli vahemik 3000 kuni 7400 brutos, et erinevad siis kompetentsitasemed ilmselt. Ja hiljuti just rääkisin ühe arendajaga, kellele pakuti vist 3000 brutos siis kesktaseme arendajana, et kui varem oli niimoodi, et arendajad siis värvati pigem kõrgema palgatasemega, et siis mulle tundub, et täna on tootejuhtimise ja arendaja roll või palgatasemed isegi ühtlustamas, et minu meelest, ma olen kallutatud, kui keegi küsib, et kuhu minna, et siis ikka IT-sse ja tootejuhtimisse, nii et. Selge pilt. Aga järgmiseks võib-olla uuriks ka seda, et kust kohast me tänasel hetkel üldse neid tootejuhte leida võime. Et startupid on arusaadav, samamoodi ka täpselt telekommunikatsiooni ettevõtteid, ilmselt ka pangad, aga kus kohast tänased üleüldse sellised nutikate toodete juhid töötavad, mis need ametid on? Urmo, äkki sa kirjeldad seda sama uuringu valguses, et kus me teada saame, et jaa, et neid ettevõtte tüüp on nagu väga, väga erinevaid, ja suuruse mõttes ka on väiksed ettevõtted, kus mitte nüüd väga väiksed, ütleme siis 20 töötajat, 10-20 töötajani, et ma arvan, et see on see ettevõtte suurus, kus nagu tekiks vajadus nagu tootejuhile, kui see ettevõtte fookus on nagu digitehnoloogia pealt äri tegemine, aga samamoodi suurtes ettevõttes. Mis ma võib-olla välja tuua on see, et eelkõige, kus äri alus ongi nagu digitehnoloogia kasutamine, aga see on tänapäeval, ma ütleks, nagu enamustes ärides niimoodi. Et mis on ka muutunud, on see, et sellist tootejuhi rolli on ka IT-arenduse ettevõttesse hakanud looma. See on võib-olla natuke sellest, et nad on oma profiili muutmas, et nad püüavad ka oma tooteid hakata välja töötama. Aga näiteks Nortali näide on, kus ärianalüütikust kui toote omanikest nagu mõned on ümber profileeritud tootejuhtideks. Ja ma arvan just see samal põhjusel, et rohkem oleks seda ärimõtlemist nende toodete väljatöötamise juures. Ja ma lisaks võib-olla selle, et isegi kui tootejuhi rolli ettevõttes ei ole, siis tootejuhi või tootejuhi ametit ei ole, et siis rolli peab keegi ikkagi kandma. Sellepärast, et kui see on digitoode ja see on kellegi jaoks ja see peaks olema, kui see ei ole MTÜ, et siis ilmselt peab see mingisugust ärilist kasu tootma. Siin kas aasta aega tagasi Airbnb CEO kuulutas suure suuga, et neil enam tootejuhte ei ole. Ja siis kogu turg on kihama läinud sellest ajast, aga konsensus tegelikult lõpuks on see, et vahet pole, et kas sul on see inimene, keegi sellest tiimist, kas see on lõpuks arendaja või see on CEO või keegi peab kandma seda rolli, kes valideerib esiteks seda, et kas see, mida tahetakse ehitada, on oluline ja teiseks vaatab, et see sellisena valmis saab, nagu see päriselt oluline on. Ehk siis, et isegi need ettevõtted, kes võib-olla veel ei ole nimetanud endal seda inimest tootejuhiks, siis seda kompetentsi on igal juhul vaja, et see on täna digitoodete arendamisel vältimatu, mina ütleksin. Ja mis ma ütlesin, see 10 inimest, et tegelikult see mõte oligi seal taga, see, et founderid ise tegelikult tegelevad väga varases faasis ja kui ettevõte on väike nagu tootejuhtimisega, ja siit teistpidi nagu mõeldes, et valides tootejuhi karjääri, siis tegelikult on see väga hea baas, et ka ise pärast oma äriga nagu järgmise sammuna nagu alustada, et tegelikult see, mida tootejuhtimine teeb, kunagi on öeldud tootejuhi kohta, et on nagu toote CEO, see mulle see võrdlus väga hästi nagu ei meeldi, aga need alused, mida tegelikult tootejuhtima töös tegema peab, need annavad hea eeldus, et kunagi oma äriga alustada. Ma korraks võib-olla esitaks ka väljakutse, et definitsiooni kohaselt on tootejuhi seal ühes rollides ongi ärilise tulemuse saavutamine. Ja sa korraks ütlesid, et MTÜ just nagu ei ole see, aga näiteks ka mõningatel juhtudel MTÜ-des on tarvis nagu toimemudelit hoida ka avalikus sektoris. Kas avalikus sektoris, kuigi seal võib-olla äriliste eesmärki ei pruugi alati olla igasugustes, kas ka seal tootejuhte võimalik näha või seal on see definitsioon kuidagi teistsugune?
Urmo, sul on kogemus olemas. Ma ei ole avalikus sektoris töötanud, ma olen nagu kõrvalt vaadanud ja mulle üks asi mul nagu hinge peal on see, et on meie IT-sektori ja siis ütleme ministeeriumite nagu koostöö ja efektiivsuse. Ja tegelikult ma arvan, samade tootejuhtimise printsiipide seal rakendamine, et on nagu äriomanik, kellel on ärieesmärgid ja ärieesmärgid ei pea olema kasumit teeninud, ärieesmärgid on tegelikult ma ei tea, näiteks kliendil on aja vähendamine või et asjad käivad automaatselt ja kulu on kokkuvõttes nagu väiksem, et tegelikult need ärilised eesmärgid samamoodi peaksid nagu riigiettevõtete või riigiasutuste puhul olema, et tegelikult see tootejuhtimine ja need tooteomanikud, keda me varem mainisime, need on tegelikult nagu olemas riigi IT-majades, aga tootejuhte mõnes kohas on ka pigem nagu veel vähe, aga ma usun, et tegelikult nagu avalik sektor saab sellest ka aru ja selle nii-öelda efektiivsuse saavutamise juures tõenäoliselt luuakse neid tootejuhi rolle siis ka avaliku sektorisse juurde. Selge, nii et avalikus sektoris ja MTÜ-des võivad olla siis need tootejuhid sellised, kelle puhul ei ole võib-olla äriline eesmärk esimene, vaid et see ongi kas mõju, see on kas efektiivsus, see on tõhusus, aga lihtsalt, et ta võib-olla maandub siin üldise pealkirja alla. Ja see väärtus, nagu mida tegelikult toode loob, seda väärtust ei pea mõõtma käibes või kasumis, et seda saab mõõta ka mingites teistes asjades. Absoluutselt, väga tore. Nüüd läheksime võib-olla teise teemade ploki juurde ja mõtleksime selle peale, et kuidas üleüldse tootejuhiks õpitakse, et siin on päris palju ilmselt erinevaid praktikaid Eesti ettevõtetes. Ja ma võib-olla lühidalt nagu kirjeldan üldse ka seda kuulajale, kes praegusel hetkel meil siin on, et kuidas meil see Timba programm on siis teisel õppeaastal üles ehitatud ja siis te saate omalt poolt peegeldada, et kas ja kuidas see sellisesse üldisesse pilti siis mahub. Et Timba programm on meil siis üles ehitatud selliselt, et tootejuhtimist õpime me aasta vältel kokku 4 mooduliga. Et iga üks nendest moodulitest kestab siis 2,5 kuud ja selle mooduli vältel on meil siis eesmärk selline, et igas moodulis saame me kõigepealt ülevaate mingisugusest kontseptsioonist, mis on siis tootejuhtimisega seotud. Siis me harjutame seda ja me teeme seal ka siis ühe suure sprindi, et mille käigus me saame ka mingi asja valmis või me teeme väikseid mikrosprinte natukene rohkem selleks, et siis tulemuseni jõuda. Ja see loogika, kuidas meil see õppekava on üles ehitatud, on selline, et esimene moodul keskendub siis Discovery sildi all arusaamale, et missugune on üleüldse turg, missugune on meie kasutaja, missugune on meie klient ja teha ka sissevaade enda organisatsiooni, et analüüsida, et mida ma üldse nagu tootejuhina juhin ja aru saada, et lisaks sellele minu tootele on mul võib-olla ettevõttes suure tõenäosusega ka teisi ettevõtteid, teisi tooteid, et kuidas minu valdkonnas see tooteportfell üleüldse välja näeb, et see on selline nagu peeglisse vaatamine, et kus ma saan aru, et kus kohas ma siis üleüldse tegutsen. Teine moodul keskendub siis tootejuhtimisel sellise vundamendi saavutamisele, et kus on siis võimalik paika panna enda tootestrateegia. Mida ma siis sellega täpselt ära tahan teha, et kuhu kohta ma enda tootega tahan jõuda, kuidas ma sihin ja arendan teda siis niimoodi, et ma saaksin aru, et mida ma siis täpselt teen. Kolmas moodul on hästi praktiline ja see on nüüd siis suunatud ennekõike sellistele osalejatele, kellel tänasel hetkel enda toodet ei ole isegi võib-olla mõtestatud. Selle käigus on võimalik disainida ja arendada välja oma toode. Et me teeme seal koostööd siis ka Koodjõhviga, kelle poolt on meil siis siin võimalus saada selline kiire sissejuhatus koodi kirjutamisse, et oleks võimalik prototüüpida, valmis saada enda toode. Ja kui keegi tuleb meile siis programmi, kellel juba toode on olemas, siis selle mooduli vältel on tal võimalik tegelikult timmida ja võib-olla ehitada alternatiive toode kõrvale ja siis võrrelda, et mu tänane toode on siin, aga nüüd selle samase mooduli raames ma ehitan selle alternatiivi ja vaatan, et mida on sellest mul siis võimalik õppida. Ja kõige viimane ehk siis 4. moodul keskendub tooteoperatsioonide juhtimisele, mis tähendabki siis seda, et millest me siin räägime, et kuidas ma töötan koos enda tarkvaratiimiga, kuidas ma töötan enda äritiimiga koostöös, kuidas ma suudan näiteks läbirääkimisi pidada enda finantsjuhiga, kes ei taha mulle ressursse anda või kuidas mingisugused vahendeid leida, et ma saaksin päriselt tootejuhina nagu toimetada organisatsiooni liikmena. Et see on siis see ülesehitus selles programmis, et mis meil tänasel hetkel siis disainitud on. Ja paluksingi teil ka peegeldada, et näed, Anna-Liisa, et sa oled aastaid mentordanud praegusel hetkel tootejuhte, et mida see sulle õpetanud on tootejuhtide õpetamise ja tootejuhtimise õppimise kohta? Et mis need olulised asjad siin juures on? No ma arvan, et ma võib-olla alustaks sellest, et mina käisin ka läbi nende raudtorude alguses või et see tunne, kui kogu see vastutus minu õlgadele justkui ühel hetkel langes, minule ka üllatuslikult, et ma hakkasin Telias kogu iseteenindust ehitama ühel hetkel
Et siis ma tundsin ühest küljest, et ma teadsin üht-teist juba, aga mul ei olnud seda kindlust, et need asjad, mida ma tean, on need asjad, kuidas asju parimates praktikates tehakse. Ma ei teadnud, kas ma teen neid õigesti, ma ei teadnud, mida ma ei tea. Ja siis minu palve mu tööandjale tol hetkel oligi, et mul on lisakoolitust vaja. Ainus, mis tol hetkel turul oligi siis CSPO ehk siis Scrumi product owner'i koolitus, millest ma sain üht-teist, aga siis ma sain aru, et tegelikult see, mida mul vaja ongi just see äripool või nagu palju rohkem kui see, et kuidas tiimi juhitakse. Ja ise juhiks saades ma siis katsusin oma inimestele anda seda, sest et Eestis viimase 10 aasta jooksul enamik, kes on tulnud või tootejuhiks saanud, nad on kogemata selleks saanud. Ja nad on siis ise juurde õppinud, lugedes raamatuid, rääkides üksteisega ja kuni, ma ei teagi, 2 aastat tagasi, kui need esimesed nii-öelda community teemad hakkasid tulema, et tootejuhid said jagada kogemusi või omavahel rääkida. Kas oli 2 aastat tagasi umbes? Umbes nii vist jah, ma liitasin natuke hiljem, aga ma arvan küll jah. Jah, et enne seda oligi ainult ettevõtte siseselt, sa ei saanudki kogemust mitte kuskilt mujalt, välja arvatud, kui ma siis juhina värbasin kuskilt mujalt ettevõttest. Aga mujalt ettevõttest tulnud inimesed, need on ka erineva käekirjaga ja siis mul oli selline tunne, et ma pean neid ümber õpetama kuidagi, aga tänaseks nii nagu nii nagu Urmo ütles, et mina olen ka selleni jõudnud, et tootejuht ja tootejuht väga erinevates keskkondades on väga erinevad rollid. Et vastavalt sellele, mida parasjagu ettevõttel vaja on, pead sa siis olema ühes asjas kompetentsem ja võib-olla teist asja nii palju vaja ei ole. Ehk siis, et kuidas see õppimine käib, esiteks sa peadki väga täpselt aru saama, mis selle ettevõtte strateegia on. Ja siis saab sinna juurde õpetada, mentordada ja kõige parem, see äkki kõige rohkem tuntud nimi turul on Marty Kagan praegu, kelle raamatuid vähemalt kõik on korra lugenud, on palju teisi ka, et mida tema räägib, ongi see, et tootejuhi nii-öelda õppeprotsessi igapäevaselt käibki läbi mentorluse, et kui tal on hea juht, siis hea juht võiks mentordada ja coachida ta selliseks tootejuhiks, nagu selles ettevõttes peaks olema. Aga sellele tegelikult eelneb ju see, et mingisugune vundament võiks all olla, et sa võiksid vähemalt orienteeruda selles, et mis need erinevad aspektid on tootejuhtimises, mida sa võiksid teada ja siis sa saad hakata tuvastama, et mida parasjagu selles olukorras on vaja. Ehk siis, et ma ei saagi öelda, et mida ma õppinud olen. Olengi õppinud seda, et iga ettevõte on erinev ja ühte mudelit ei ole. Et kui on keegi, kelle käest küsida ja et sul on endal vundamentaal vähemalt menüü on peas, et mis need aspektid võiksid olla, mida üldse vaadata. Et siis on juba palju lihtsam edasi minna, aga kui sa oled sellises kaaluta olekus, et sa justkui tead midagi ja sul on selline tunne, et on nii palju, mida sa ei tea ja ei tea ka kellelt küsida, et siis on tõesti raske. Et ma ise olen samal põhjusel läinud IT-d õppima. Ma tahtsin teada, mida ma ei tea. Arusaadav. Urmo, sina samamoodi oled erinevates tootejuhtide gruppides, kogukondades, korraldate siin omavahel podcastide jagamist, teete webinare, jagate parimaid praktikaid, et mida sa selles osas saaksid jagada, et kus kohas tänasel hetkel üldse tootejuht, kes enda arenguteel kusagil on, saab uusi teadmisi või et kui keegi ei ole üldse, valdkonnast ei ole kuulnud, aga tahaks samamoodi nagu tehnoloogia valdkonnata tulla ja mõtleks, et näed, et tootejuhiks tahaks saada, et kus kohas ta võiks hakata üldse neid otsinguid tegema, mida ta võiks omandada? Jah, neid võimalusi on tänapäeval hästi palju, et Marty Kagani nimi käis nagu läbi, et raamatutena kindlasti Inspired, Empowered, Transformed nagu on väga head raamatud nagu just selle tänapäevase tootejuhtimise mõtteviisi nagu omandamiseks. Aga ma ütleks, et nagu kõige parem viis õppimiseks on tegelikult nagu tootejuhtimisega alustamine. Nagu Hanson, aga lihtsalt nagu ma ütlesin, et ettevõte, kes värbavad, on nagu päris nõudlikud ja seetõttu ongi hea, kui saab kuskilt nagu midagi läbi teha, midagi õppida ja ma näen, et see EBS-i Timba programm, et kui seal juba see 2 aasta on selline praktiline, kus see võiks luua hea eelduse, et paremini nagu siis tootejuhtimise turul nagu konkureerida. Aga mis puudutab siis nagu praktiseerivaid tootejuhte, siis üks pool ongi see tõesti, et me nagu oleme nüüd Tallinn Product Groupi
Substacki kanali käivitanud ja jagame seal, kirjutame või siis teeme podcast'e nagu iga nädal üks uus materjal saab avaldatud, et ma arvan, et see on üks võimalus, kuidas õppida, vaadata, mida seal jagatud on. Aga teine pool on ka see, et ongi erinevad community event'id, näiteks Product Tank Tallinn teeb sellel regulaarsust, aga ütleme korra kuus või võib-olla korra 2 kuu tagant kui üritusi, kus saab ka osaleda, kuulata ja kohtuda inimestega rääkida, et tegelikult tootejuhid on hästi avatud ja valmis nagu oma kogemust nagu jagama ja ma varem mõtlesin, et mul on väga väike network, et ma olen töötanud ainult ühes ettevõttes 18 aastat ja et mu nagu tutvuskond ongi seotud selle ettevõtte, selle partneritega, siis tegelikult nüüd hiljem olen nagu aru saanud, et see oli täiesti piirav mõtteviis, et tegelikult nagu võtta LinkedInis ühendus, suhtle ja jälgi teisi tootejuhte, loe materjalile nagu hästi palju infot nagu saadaval, et ja Lenni podcast, siis Lenni perekonnanime ma ei suuda nüüd öelda. Keeruline nimi on tegelikult. Ma ei julge välja öelda. Aga kui nagu guugeldada Lenni, Y-ga Lenni siis podcasti, siis see on nagu absoluutselt kulda, et täiesti nagu tippettevõtetest, et me Tallinn Product Groupis ka natukene Eesti inspireerituna, aga meil on ka nagu tootejuhid Wise'ist, Pipedrive'ist, ka sellistest meie tulgudest, et aga Lennis on nagu Silicon Valley, nagu ma arvan, et seal on kõik ettevõtted suuremad läbi käinud, et hästi äge nagu võimalus ennast nagu harida. Mida me võime teha on pärast, et kui me selle tänase webinari video välja paneme, et äkki me siis sinna Google Notesidesse võib-olla otsime üles siis Lenni perekonnanime ka ja siis me saame selle pärast välja vaadata, et aeg-ajalt kõik asjad ei ole meeles. Anna-Liisa, kas sul on veel midagi soovitada, et milliseid nagu ressursse sa soovitaksid vaadata või et kust kohast üldse omandada veel seda liigi teadmist ja oskust? No tootejuhina ei saa üle ega ümber sellest, et sa pead kogu aeg hästi uudishimulik olema. Seega guugeldamine, ChatGPT-lt küsimine ja pidevalt nagu juurde õppimine ja ma ei tea, mõistmine, et mis sind ennast huvitab, sest et tootejuhtimisel on mitu aspekti, et sind Nimba programmis saab kõik need läbi proovida, on ju. Aga mina ka kaldun näiteks, praegu kaldun Discovery poole. Mind väga huvitab see just, et juurpõhjuseni jõudmine, sest et siis tuleb parem toode, kui sa saad aru. Mingisugustel ajahetkedel mul on väga meeldinud just arendustiimide juhtimine ja selle nagu valmimise vaatamine. Esiteks, esimene küsimus on, et see, et mis sind ennast huvitab ja siis hakata puurima, et mis oskuseid mul on seal vaja ja siis tulevad ka need erinevad kohad, kust õppida, sest see on seinast seina, hästi palju on tootejuhtimise materjali turul. Sa pead ise olema uudishimulik ja kogu aeg juurde õppima, et istuma jääda ei saa, sest et siis sa oled juba midagi maha maganud ja siis juba kõik teised teavad ja katsetavad ja siis tootejuhina, ma ei tea, võib-olla see on minu teema, natukene mõistuslik ka, et kui teised on ette jõudnud, et siis on veits kehv tunne, et siis hästi oluline on lihtsalt pidevalt otsida ja uurida ja seda on kõige lihtsam teha, kui sa tead, mis sind ennast huvitab. Et kui huvitab, et siis on lihtne. Teed hommikul lahti ja oi, näe, selline uus asi on tulnud või iga neljapäev siis tpg.ee-st tuleb tpg.ee ja tuleb uus newsletter, loed läbi ja siis kirjutad Urmole ja küsid, et kuule, mis sa arvad sellest? Absoluutselt. Küsiks veel seda ka, et kui üleüldse seda maailma nagu vaadata, et selles on palju alammaailmasid, et kui Scrumist rääkida, et seal öeldakse, et see on need samased rollid, artefaktid, meetodid, tööriistad ja sul on põhimõtteliselt võimalik saada nagu teatud mõttes mingid paberid kätte selle eest, kui sa jätad meelde ja ütled, et näed, et ma oskan kõiki neid kasutada, ma oskan neid taasprodutseerida, siis öeldakse, kuule, et sa oled nüüd teatud pagunitega Scrum Master. Kas tootejuhtimise maailmas laiemalt on ka olemas tänasel hetkel mingisugused sellised mehhanismid, mille peale öeldakse, et kuule, et ei, kõiki neid asju oskad, siis sa oledki tootejuht. Või tegelikult see ongi nii, nagu sa kirjeldad ja Urmas samamoodi, et ta on selline igavesti kestev arenemine, kus sa kunagi lõpuks valmis ei ole, kus on alati midagi omandada. No nii palju, kui neid on neid suuri nimesid, kes tootejuhtimisest eest kõnelevad maailmas, nii palju on neid erinevaid viise tootejuhtimist vaadata ka. Et see minu miniprojekt kompetentsimudelist, et see ongi minu viis kuidagi mõtestada läbi, et kuidas me üldse kategoriseerime neid erinevaid oskusi, mis sul peavad olema tootejuhina, et mis nende alamoskused, millest need koosnevad. Aga
Mati Keigenil on oma, Petra Võilel on oma. Kes meil veel seal on, kes on... No Lennil on oma, Lennil on suur kompetentsi mudeli teema. David, kes... No see on järgmine mees, kelle me paneme sinna Google enda story notsidesse. Paneme neid linke veel, ehk siis, et ma ütleks, et need erinevad kompetentsid, mida vaadatakse, on ilmselt samad, aga küsimus on lihtsalt see, et mismoodi neid võib-olla tükeldatakse seal all ja kas on rohkem tehnoloogia kallakuga või on rohkem ärikallakuga. Ma arvan, et tunnetuslikult umbes selline vahe on. Sellist nagu juhtivat raamistikku, et vot, et see on nagu kompetentsimudel ja selle sertifitseerid ära, et sa oled, mis on nagu üldtuntud tootejuht sertifitseerimine, mina ütleks, et ma ei tea, et sellist nagu väga levinud on mingid sertifitseerimismudelid olemas ka, aga need on pigem nagu nii, et keegi tahabki koolitust müüa ja siis on sinna peal ise nagu selle mingi sertifikaadi väljastuse nagu teinud, et ma ütleks sellist nagu üldtunnustatud pigem nagu ei ole, aga nagu ka Anna-Liisa ütles, et siis see vajadus tegelikult väga palju sõltub organisatsioonist ja tootejuhtimist on võimalik väga nagu erinevatel viisil teha ja ma ütleks, et see tootejuhtimine on nagu muutuses täna nagu, et noh, üks pool on AI, aga tegelikult ka ennem AI-d nagu, et ja mis suunas nagu mulle tundub, et nagu sektor liigub, on see, et rohkem nagu antakse arendustiimidele võimu, või mis see õigem sõna eesti keeles on. Empowerment on tegelikult see nagu inglise keeles, et vabadust ja nii-öelda, et mitte ei anta lahendust ette, vaid antakse probleem ette ja selgitakse seda probleemi olemust, viiakse see arendustiim lähemale nagu kliendile tema probleemile ja siis antakse talle see autonoomsus siis selle nagu probleemi ulatuses leida nagu lahendus, et see võib-olla üks nagu asi, mida ma tooksin nagu välja versus see, kuidas me võib-olla varem oleme harjunud käituma, et on infostiimi analüütik, kes kirjutab spekki ette ja arendaja ütleb, et ma tegin vastavalt spekile, mis siis, et see probleem ära lahendada ei ole nagu minu asi, et jah, et noh, see on niisugune nagu hästi suur nagu muutus ja natuke ma olen vaadanud ja mõelnud, et tegelikult koolid ja õppekavad, ka see näiteks, mida nagu TalTechis õpetatakse, et see peaks selle muutusega nagu kaasas käima. Sellega ma olen hästi nõus. Ja noh, see tegelikult, et ei ole sellist kompetentsi või mudelit või nagu sellist mingisugust sertifikaati, mille sa saad siis saada, mis tõendab sinu mingisugust taset sellele. Et ma arvan, et see teebki hästi keeruliseks selle, et tootejuhiks saada on õnnemäng. Et sul ei ole võimalik tegelikult junior tootejuhina kuskil alustada, sest et sul toodatakse juba aastate pikkust kogemust ja tulemusi, mis on ette näidata. Aga et kuidas siis alustada tootejuhina? Et ma arvan, et see, et Timba sellise õppekava ellu kutsub, et ma arvan, et see annab hästi paljudele kuidagi vähem segadust tekitava alguse. Et on mingisugune võimalus kuidagi katsetada seda kusagil kohas, kus on piisavalt ohutu. Üks asi katsetada, aga teisest küljest sul on ka võimalik tõendada seda, et ma olen panustanud sellesse, et ma tahan päriselt tootejuhiks saada ja mul on mingisugused oskused. Et sa saad minna paberiga sisuliselt ja öelda, et näe, nüüd nii on, sest et muidu eriti noorem tootejuhtidel on väga raske ise enda kompetentsi ja seda väärtust, mis nad juba õppinud on või mis nad ära on teinud, uuele tööandjale näiteks tõendada. Nad ise tunnevad, et kunagi ei ole piisavalt tootejuhina, isegi mul ei ole kunagi piisavalt. Ma pean järgmist raamatut lugema ja mul on kogu aeg selline tunne, et ma peaksin kuskil juurde õppima ja juniorina või alustavana on veel keerulisem. Sul on selline tunne, et sinu kõrval olevad tootejuhid teavad nii palju, nad on nii suuri asju teinud, et mis nüüd mina. Et võib-olla selline õppekava annab natukene sellist nagu raskus juurde, et inimesed ise ka hakkavad uskuma, et nad on päriselt kogenud. Eneseusk on kindlasti väga oluline. Jah, Urma. Ja selle karjääri teekonna osas, et ma tooksin selle välja, et juhul mina kogenud olen ja teiste tootjatega rääkinud, et sageli on ka see, et see tootejuhi positsioonile minnakse nagu olles ennevalt ettevõttes nagu pikalt töötanud, et näiteks kliendi tugi on üks selline positsioon, kust on nagu tootejuhiks, mina tean korduvalt nagu arenetud. Miks see nii juhtub, on see, et klientid toes olles tegelikult mõistavad seda klienti, tema probleemi, tema vajadusi nagu väga hästi, tegelikult saad sellest ärist aru ja siis tulebki nagu tootejuhtimise, ütleme siis tehnikat, raamistusega tundmine, see pool nagu juurde õppida, aga tegelikult koostab kahest osast, et see tootejuhine eduks saaks olla. Üks on see, et sa oskad nagu tootejuhtimise praktikaid, kõige mindsetist peale, aga et on sinna juurde siis praktikad ja teine pool on siis tegelikult äri tundmine, ärist nagu arusaamine, kliendist arusaamine, ja need kaks asja kokku pannes võiks nagu selle edu anda.
Absoluutselt. Nii, meie tänane vestlus hakkab siin webinari vormis varsti kohe ühele poole saama, et kohe küsin teie käest ka nagu lõpusoovitusi, et kui siia õppekaval hakata tulema, aga ma siis vahepeal võib-olla natukene pikin siia selliseid praktilisi nagu noote ka. Et keda me siis siia õppima ootame? Ausalt öeldes me ei pane kellelegi otseselt kätt ette, aga siin on mõningad eelnevad nõudmised, et millele kandidaat, kes tunneb siis Timba õppekava vastu huvi, võiks vastata. Et esimene asi on see, et kogu õppekava on inglise keeles. Ehk õppimine algusest lõpuni on inglise keeles ja siis tulebki korraks otsa vaadata endale, et kas ma saan sellega hakkama, et ärilisi teemasid ja arenduse teemasid ma koos oma kolleegidega inglise keeles siis jagan. Teine asi, mida me vaatame, on see, et kõik MBA õppekavad, kuhu alla siis ka Timba kuulub, on meil sellised, mis on tugevalt osalejate enda praktikal tuginevad. Mis tähendab seda, et me ootame, et kõik, kes siia tuleksid õppima, et neil oleks vähemalt 3 aastat töökogemust all ja heal juhul veel natukene rohkem. Kui me hakkasime õppekava ette valmistama, siis me mõtlesime, et põhifookus võiks olla nendel inimestel, kellel on mingisugune tehnoloogiline teadmine juba olemas. Nad on kusagil võib-olla inseneeris juba töötanud ja nüüd nad tahaksid ärilist mõtlemist sinna juurde lisada. Aga see võib olla ka avatud nende inimeste jaoks, kes senimaani on tehnoloogia maailmast olnud väljaspool ja kes mõtlevad, et ma tegelikult tahaksin minna kuhugile startupi tööle või siis mingisugusesse tarkvararendusega tegelevasse valdkonda, aga see tarkvararendus on minu jaoks natuke liiga võõras või ma ei tunne ennast piisavalt kindlalt, et siis on võimalus ka tulla täpselt siia sellesse valdkonda läbi tootejuhtimise. Nii nagu Urmo viitas just sellele näitel, et näed, et kui ma olen klienditeenindusega juba tänaseks tegelenud, et tootejuhtimine annab mulle võimaluse avades uks siis täpselt sinna tehnoloogia maailma. Ja kui me siis räägime nendest tähtaegadest, et mis ajaks siis mingid materjalid võiksid kokku saada, et mida me ootame on siis see, et kandideerimiseks on tarvis, et sul oleks olemas bakalaureuse diplom, siis sa saad õppeinfosüsteemi kaudu, SAIS-i kaudu esitada oma taotluse ja siis tulla meile vestlusele ja meil on eesmärk siis panna kokku alates selle aasta sügisest siis esimene grupp inimesi, kes selle õppekava raames hakkavad siis endale tootejuhtimise teemasid selgeks tegema. Nii et enne kui tänase vestlusele joone alla tõmbame, et missugused on teie soovitused sellele tulevasele õpilasele, kes praegusel hetkel kaalub siia tulemist? Nii et Urmo, palun. Ja ma tahtsin see inglise keel, mis sa nagu välja tõid, et ma olen ise EBS-i MBA programmi läbi teinud ja ma ütleks, et selle keele pärast ei maksa liiga põdeda, et äkki mu inglise keel ei ole piisavalt hea või mis iganes. Et tegelikult, kui me vaatame tootejuhtide rollide peale, et kus neid kõige rohkem vaadatakse need ettevõtted, töökeel on enamasti inglise keel ja tegelikult see 2 aasta programm on suurepärane võimalus lihtsalt oma inglise keelt praktiseerida paremaks saada. Et kui mina astusin EBS-i sisse, ma õppisin ka inglise keeles ja ma põdesin, et kas ma saan õpitud selles inglise keeles. Tegelikult teised on täpselt samasugused nagu mina ja see õppimine lihtsalt parendas mu inglise keele oskust ja see oli lisaboonus, et ehk siis ma võtaks selle, pinge maha ja pigem julgustaks, et keele taha ei tasu jääda, see on boonus, et tegelikult saab keelega paremaks ja tõenäoliselt kui tootejuhina töötada, siis anyway on vaja inglise keeles tööd teha. Et riigiasutused võib-olla mitte, aga seal on ka ikkagi mõned rahvusvahelised partnerid edasi, et selles mõttes see keel et see on minu soovitus, et sellepärast mitte põdeda. Selge, nii et tule ka siis, kui sul on tunne, et võib-olla ei ole. Nii, aitäh. Nii, Anna-Liisa, mis on sinu soovitused? Minu soovitus on võib-olla nendele inimestele, kes tulevad väljaspoolt IT-d või tunnevad, et äkki see tootejuhtimine ikkagi on väga keeruline või IT on väga keeruline ja et äkki ma ei ole selleks valmis. Et minge LinkedIni, otsige mõni samas valdkonnas tegutsev tootejuht LinkedInist, kes on Eestis näiteks. Kirjutage talle, minge kohvile või tehke mingisugune videokõne. Et see ei ole nii hirmus, kui see kõik paistab. Need inimesed on esiteks kõik väga vastutulelikud ja vastuvõtlikud ja ma arvan, et saate palju julgustust juurde. Et ärge oma ette mõtlema jääge, et äkki ei ole. Et minge rääkige nende inimestega ja mõelge siis pärast seda, et kas see on minu jaoks või mitte. Aitäh! Nii, ja Urmo. Ja ma ütleks, et mis tootejuhtimises on äge ja mille pärast mina seda teen, on see, et kui sa näedki, et sa lood klientidele väärtust, et see sinu juhitud, sinu tiimiga tehtud toode,
et seda inimesed kasutavad ja on nagu rahulolevad, siis see nagu, noh, see on nagu nii tänuväärne ja see on nii nagu äge, et see on seda väärt, aga töötujuhtimise töö ei ole lihtne. et ükskõik kellelt nagu küsid, et noh, kui nagu, ma ei tea, mis töö on lihtne, aga igal juhul see ei ole lihtne töö. Selge, aga harjutamisega ilmselt seda ka tuleb. Nii, ja enne kui me kõigile täna aitäh ja head aega ütleme, siit ka nüüd üks üleskutse, et juba 2 nädala pärast, 21. märtsil, me kohtume EBS-is siin hommikul kella 9 kuni kella 11-ni. Meil saab olema hommikukohvi, kus me saame kuulda kogenud tootejuhtidelt. Üks neist on Anna-Liisa, kes siis tuleb meile rääkima enda kogemustest, aga lisaks on meil tulemas Anu Einberg firmast nimega Üks-OT, kes on väga pikalt tegutsenud enne seda Moon Cascade'i eestvedajana ja vedanud seal arendusprojekte ja tema käest on võimalik tema kogemusi kuulata. Ja samuti on meil vestlusringi tulemas Lauri Haav. Et Lauri Haav on pikalt tegutsenud näiteks Helmeses arenduse peal, on teisi tehnoloogiaettevõtteid vedanud ja praegu on ta siis Kood Jõhvi eesotsas, kes siis korraldab täpselt Eesti tehnoloogiaharinduse valdkonnas revolutsiooni. Nii et kui me enne kuulsime siin nii Urmolt kui ka Anna-Liisalt mõtteid, et ära jää üksi tootejuhina enda nurka sinna kuhugile istuma, vaid et tule seltskonda, tule arutlema, et siis see on konkreetne võimalus. Nii et 2 nädala pärast loodan, et näen paljusid teist EBS-i hommikukohvil, et otsige üles EBS-i koduleheküljelt link, kus on võimalik siis registreeruda, tulge kohale ja kohtume ja räägime siis tootejuhtimisest juba pikemalt ja saate küsida nii tootejuhtimise kohta kui ka siis Timba programmi kohta ja loodetavasti me näeme siis paljusid teist ka siis siin sügiselt meie juures õppimas. Aitäh teile aja eest, aitäh Anna-Liisa, aitäh Urmo, et seda teemat avasite ja kõike head teile. Aitäh. Aitäh kuulajatele.